Oota, ma lähen ära. Võta nüüd koos sisse. Väga see mingi... 3, 2, 1 ja. Kuidas teil enda arust läks? Minu arust läks väga hästi. Minu arust läks ka väga hästi. Nüüd on võinud ülejäänud kuulata veel ka kohtunikku hääl. Millega te täpsemalt tegelete? Milleks te siia tulnud olete ja mida te õpilastele tahate näidata? Ma olen tänasel päeval siin nende, mis meil on siin 20 inimest kusagil, oodanud põhimõtteliselt, mis asi see film on. Ehk siis film võib olla meelelahutusega, film võib olla ka näiteks õppevahend. Ja meie võtame seda praegu hetkel nagu õppevahendit, millel on oma struktuur, oma põhjused, kuidas, miks. Ja siis me natukene nii-öelda analüüsime seda siin. Ja siis samal ajal peab toimuma ka teatud praktiline tegevus. Hetkel kõik need osalejad on tegelikult tegemas oma nii-öelda sükast väikest õppetükki. Selge. Kui tihti te selliseid üritusi festivale või kuidas seda juhatada, et kui tihti te neid korraldate? Me teeme seda kinobussiga kogu aeg, seepärast, et kinobussi üks ülesanne on lihtsalt filmi tutvustamine. Nagu ma ütlen, siis filmi mitte ainult lihtsalt see meelelahutuse elemendi, kuivõrd ka selle informatiivse, selle õppetööks võimaliku elemendi tutvustamine. Nii et see on see asi, see projekt, mille raames me siin oleme, selle nimi on Jobana. See tähendab Young Baltic Narratives, koostöö Rootsi ja Soome ja Eesti koolide, õpetajate, filmitegijate vahel. Ja eelkõige eeldabki seda, et nendes koolides, üldse selles keskkonnas areneks meediakirjaoskus. Me ju näeme filmi igalt poolt ja see on ühtepidi on need lood, aga teistpidi on mingi informatsioon selles sees. Kuidas me seda informatsiooni loeme, millist lugu meile räägitakse, seda tuleb kriitiliselt mõelda, et sulle kärbsid pähe jäetakse. Näiteks filmiga võib inimest pead sassi jääda. Filmiga võib manipuleerida, sest niikuinii juba manipuleeritakse. Kui me räägime sellest, et meelelahutuslikus mõttes tahetakse head tuju tekitada, siis tehakse see hea tuju film. Tahetakse kurba tuju tekitada, siis tehakse tragöödia. Ja selleks on vastavad pildikasutused, selleks on vastav helikasutus, kujunduse kasutus, need on kõik need komponendid, mis filmis on. Et seda teada, peab olema, kui see asi lahti räägida. Et see, mingid asjad on juba nüüd kõigile üldiselt teada, aga ega seda ei õpetada esimesest klassis. Seda mõned inimesed lähevad õppima ülikooli, aga kuna film on käepäraseks saanud, teiega siin kasutate kaamerat, eks ole, siis vahendina, mida te tahate kirja panna, peab seda teadma, kuidas kasutada. Seda me olemegi täna teinud, teada saanud.